Reklaami tehakse selleks, et informatsioon ja teave jõuaksid inimesteni. Minule jäi hiljaaegu silma alla mööbliaida reklaam, et siin on märtsikuus 1. märtsist kuni 10. väga mõnus hinnaalandus 20 kuni 70%. Kuna mööbliait on minu nii-öelda vana sõber, ma olen mööbliaida kauplustes käinud juba minu meelest 20 aastat, siis otsustasin, et tule näidan pilgu peale, vaatame, milline see Tallinna mööbliaida kauplus siin Peetris Tartu maantee servas välja näeb ja samaks ajaks ka juttu. Ja üks huvitav asi selle tuleku juures on veel see, kui te arvate, et sõida nüüd linnast välja, et see pikk maa minna. Ma võtsin aega kesklinnast siia mööbliaida kauplusse Peetrisse täpselt 8 minutit. Kui te nüüd järgi mõtlete, siis mitte Tallinnas mitte igas kohas ei saa ja igasse kohta me ei saa 8 minutiga, kus me soovime minna. Nii et oleme siin mööbliaias ja ajame natuke juttu. Räägime nüüd sellest mööblist, ütleme sellest mööblisektorist, klassist, kus me praegu istume, pehme mööbel. Seda on siin nii palju. Oskad sa umbes öelda, mitu erinevat mudelit on näiteks siin Tallinna poes? Tallinna pood on kõige suurem, eks ole? Jah, Tallinna pood on meil tõepoolest kõige suurem, et ta on 4000 ruutkokke, meil üldse 2 poodi, eks ju, Eestis füüsilist poodi või nagu ütlevad kaasaegsed inimesed, kivipoodi. Et Tallinnas on meil pood suisa 4000 ruutmeetrit ja Tartu pood on täpselt poole väiksem. Ja kui me nüüd vaatame meie kogu seda tootevalikut, siis me võime öelda, et umbes 90% nendest toodetest, ja meil on kuskil 6000 erinevat toodet laoseisus, siis 90% nendest toodetest on ka siia poodi välja pandud. Ja kui sa nüüd küsid konkreetselt pehmemööbli kohta, siis ma just eile vaatasin järgi, et ootasin äkki sa seda küsid mu käest, et siis ma umbes ütleksin, et 250 erinevat diivani komplekti mudelit on meil siin poes väljas. Tuled kohale, vaatad, istud nende peale, veendud, et nad on sinu jaoks just see mudel on sinu jaoks õige ja mugav ja lähed kassasse, ostad ära. Millele tähelepanu pöörata, kui pehmet mööblit valida? Neid punkte on ilmselt üsna palju, aga paneme siis nad järjekorda. Kõige tähtsamast võib-olla vähem tähtsateni. Ma kõigepealt alustaksin hoopis sellest, et miks sa peaksid meie poodi tulema. Et meie pood on suur. Öeldakse, et see suurused nagu ei loe, aga tegelikult eriti pehme mööbli valiku puhul suurus loeb. See valiku hulk loeb. Et kui sul on valida, kas sa oled pehmet mööblit ostma näiteks 200 või 300 ruutmeetrisesse salongi või sa tuled meie poodi, mis on 4000 ruutmeetrit, siis sul lihtsalt ühes kohas on valida 10 mudeli vahel või 15 mudeli vahel ja meie juures on valida sul 250 mudeli vahel. Ja kui sa arvad, et 250 mudelit on liiga palju, mille saast valida, siis minu nagu hea sõnum sulle on see, et selle õhtu, kui sa oled meil poes ära käinud, sa enam trenni minema ei pea. Et sa oled juba piisavalt füüsilist koormust saanud. Ja nüüd need kriteeriumid, mida järgi sa peaksid valima, on tegelikult 3. Kõigepealt on ülioluline see, et sa istud diivani peale. Istud järjepidevalt erinevate diivanide peale. Kui sa tuled talvel poodi, võta jope seljast ära. Sa ei ole kodus toas jopega. Sa oled ju nende riietega nagu minagi siin praegu diivani peal sinu ees istun. Et ehk siis kõige olulisem kriteerium on mugavus. Järgmisena on oluline kriteerium see, et see diivan on teile silmadel paitaks, et ta teile meeldiks, et ta visuaalselt teile atraktiivne oleks, et ta oleks ilus. Ja 3. kriteerium on alles hind. Kui me nüüd tõstame hinna ettepoole ilust või mugavusest, siis me tegelikult oleme hädas. Sest kui sa ostad diivanit, sa ei osta ju seda aastaks või 2 või 3, sa ostad seda 5, 10, 20 aastaks, sa ostad seda pikaks ajaks. Sa oled diivani peal 4-5 tundi igal õhtul. Oled ka laupäeva hommikuti, kui sa Nurgakivi saadet vaatad, see on ju suisa nüüd tund aega pikk. Kui sa oled nii kaua aega diivani peal, siis sa pead olema kindel, et see, kus sa istud, on sinu jaoks mugav. Ja kui sul on nüüd ilus diivan, aga see pole mugav, no sa ei hakka seda armastama. Sul ei hakka see lõpuks meeldima. Kui see on sul väga hea hinnaga diivan, aga see ei ole mugav, no sa vahetad selle diivani välja. Aga kui ta sul on mugav,
siis sa unustad ära ka selle, kui sa oled maksnud tast võib-olla 200 või 300 eurot rohkem, kui sa oleksid tahtnud. Kui see on sulle mugav, siis sa oled talle andeks, et võib-olla see kanga toon oleks võinud natukene olla heledam või tumedam. Sa annad selle diivani andeks, sest ta on nii mugav ja sa armastad seda diivanit. Ja vot see on see kriteeriumite ahel. Mugavus, välimus, hind. Teistpidi järjekorda ei ole võimalik. Millal kõige intensiivsemalt, millal kõige rohkem käiakse siin poes? Ma mõtlen nädalapäevi, kas nädala sees või nädalavahetusel? Nädalavahetusel. Laupäevad on need päevad, kus on, ma julgen öelda, et 3 korda rohkem rahvast kui nädala sees. Et meil täna on veel pühapäeval pood kinni, aga ma olen täiesti veendunud, et juba saabuvast sügisest hakkame ka pühapäeviti lahti olema. Nii et kui te tahate rahulikult käia, tahate niimoodi ringi käia poes, et keegi te ei vaata, siis tulge nädala sees. Kui te tahate rohkem rahvast näha, siis tulge ikka laupäeval. Ja tulge ka täna, kui te olete selle saate ära vaatanud, sest meil on veel esmaspäevani kogu kaup -20% kuni -70%. Ja lõpetuseks lisaksin enda poolt veel juurde, et tõepoolest, kui Nurgakivi saade läbi saab, pange riidesse, tulge siia Tartu maantee Veerele Peetrisse mööbliaida poodi, sest siin jätkub tegevust terveks päevaks. Saate katsetada, saate proovida ja uskuge, see päev on teile mõnus. See on suur pood.